No tšau! Täna räägin ma teile sellest, kuidas ühest tühjast toast sai meie pere unistuste lastetuba. Enne kui aga olevikus ringi vaatame, rändame ajas 6 kuud tagasi ja vaatame, milline oli leenutuba siis, kui maja ostsime ning miks ja kuidas on temast saanud see armas pesa, mis ta praegu on. Kui 2022. aasta mais talu ostsime, teadsin, et oma esimeseks projektiks tahan võtta meie 1,5-aastase tütre leenutoa. Kuna veedame palju aega kodus ja lapsetöö on mäng, tahtsingi esmalt luua meile pesa, kus üheskoos eriti hubaselt mängida, avastada ja õppida. Kuigi mitmed muud asjad, nagu näiteks köök, saavad aja ja oskuste puudumise tõttu professionaalide poolt kokku klopsitud, tahtsin entusiastliku emana leenutoa oma enda kätega valmis teha. Ja nii ma tegingi. Veidikese abiga loomulikult. Kui enne selle talu leidmist 2 aastat tagasi eelmisesse majaprojekti lapsetuba planeerisin, tahtsin ma luua vikerkaare värvilist paradiisi. Seda vana talu ja ruumi vaadates sai aga selgeks, et selles hingega majas tuleb austada tema olemust ja luua midagi, mis temasse sisse sulab. Nii sai vooluga kaasa minnes esimeseks ideeks paika pandud, et põrand peab saama valget värvi. Ja seda läbi minu higi ja pisarate, ei kellegi teise. Pisaraid õnneks ei tulnud, aga tunnistan ausalt, et kogu see lõputu põranda lihvimine, liimi ja tekkinud saepuru segu lauavahedesse toppimine ja loomulikult mitu nädalat kestnud värvimine tüütas ikka ära küll. Põrand sai värvitud majatohtri ehitusmaterjalide poest soetatud Uula linaõlivärvi tooniga helmi ning vaatamata töömahule sai põrand ju ikkagi imeilus ja olen uhke, et elu esimene põranda värvimine täitsa kenasti välja tuli. Järgmiseks sammuks oli uue tapeedi otsimine. Kuigi vana tapeet oli samuti armas, tahtsin siiski toale lisada mingit värvi ja sügavust. Teadsin, et tapeedist olenevad ka väga paljud ülejäänud toa detailid ja värvikamma. Seega enne kõike muud oli tarvis leida see täpselt õige maailma ilusaim tapeet, mille järgi kõike muud sättida. Tapeedi leidsin üsna ruttu Moonavoori seinakatte stuudio valikust. Selgeks võitjaks jäi brändi Rebel Walls tapeet nimega Strawberry Lane, mida oli tegelikult mitut tooni, aga just see hallikas sinakas toon kõnetas mind enim. Enne kui tapeet üldse meieni jõudis, seiklesin ma, nagu ikka, Facebook Marketplace'is ning milline üllatus oli, et seal müüs üks ema oma lapsetoa kasutamata vaipa, mis täpselt selle tapeedi värvidega kokku läheb. Tegemist on originaalis superkuu sisustuspoest pärit vaibaga, aga meie õnneks saime hoopis soodsamalt taaskasutust soetada. Loomulikult sai vaip kohe omale napsatud ning üks oluline samm sisustuses oli jälle tehtud. Mis järgmiseks? Suvel leidsin jällegi Facebook Marketplace'ist 150 € eest ühe vana valge riidekapi, mis mulle väga potentsiaalikas tundus. See kulunud valge ei olnud see, mida otsin, kuid teadsin, et kapi ülevärvimine ei käi mulle üle jõu. Seega kapp sai värvitud. Roosaks. Tundus, et just armas matt vana roosa läheks valitud tapeedi ja vaiba ning Balti jaama turu vanagrammi osakonnast leitud roosa klaasist laelambiga nagu valatult kokku. Seega sammud said taas seatud majatohtrisse ja valituks sai mööblile sobiv Into poolmatt linaõlivärv toonis Pioni. Järgmisena skoorisin Tartus asuvast kasutatud mööbli sisustussalongist kummut 20 € metallist voodi, mis algselt pärit Ikeast. See valge romantilise olemisega pikendatav voodi sobib jällegi ideaalselt sellesse valgete detailidega tuppa, just nagu äsja leitud vaip. Teadsin, et tahan tuppa veel lugemisnurga otstarbega tipitelki, raamaturiiulit, mänguasjariiulit, riidestanget ja nagisid jopede jaoks. Neid kõiki Facebookist, vanavarapoodidest ja kirbukatelt otsides läks kokkuvõttes päris hästi. Skoorisin Facebooki turult täpselt selle valge stange, mida uuena osta ei tahtnud ning mänguasja riiuli leidsin jällegi Tartu kasutatud mööblisalongist kummut. Uhkerotangist toolika akna all on pärit vanavarasalongist Eclectic, kuid kuna sellega sobivat lauda oli raske kasutatud asjade seast leida, tellisin selle uuena, et Leenu saaks oma toas laua taga joonistada ja meisterdada. Riidestange kõrval seinal olevad imekaunid lakilaika illustratsioonidega nagid on pärit Solarise keskusest, kus juhuslikult neid õnnekombel märkasin. Ühel neist on kujutatud ühe meie koera poolõde, seega kuna Leenu toas on ilmselgelt veelgi meie koerast inspireeritud kunsti, on see eriti äge kokkusattumus. Üks asi, mida Leenu tuppa veel väga soovisin, on nukumaja. Meie kauni nukumaja kinkis meile armas Sirena mänguasjapood, tänu kellele sai ilmselgelt ka minu lapsepõlve unistus 27-aastaselt täidetud. Suur aitäh, Sirena!
Kuna ruumiga oli juba nii, kuidas oli ja raamaturiiul oli veel puudu, tundus selle jaoks sobiv olevat vaid üks koht. Sein nukumaja ja tipitelgi kõrval. Põrandariiul sinna ei mahuks, seega otsisin interneti sügavustest välja need 2 60 cm laiust lihtsalt valget seinariiulikest, mis pärit lambimaailm.ee veebipoest. Panime need seinale täpselt nii, et sobivad lasteraamatud sinna esitlemiseks püsti mahuks. Kuna seinte üleosa oli vaid tapeediga kaunistatud, oli ka sinna miskit juurde vaja. Ainus valge sein sai suures osas täidetud juba olemasoleva kraamiga. Üks suur veneaegne poster loomadega, pilditud koerad, vanavanemate juurest leitud armas vanaaegne pildike tüdrukust ja koerast, minu ja mu ema tehtud joonistus ja maal, maja endise omaniku kingitud nukuke, vanast raamatust välja lõigatud seenepildid. Vaid õuntega tume poster sai rahvaraamatust juurde ostetud. Tapeediga seina keskel ilutsev kell on pärit mu sünnikodust, kuid ka tema läbis uuenduskuuri. Kuna ta tiksus hullult kõva häälega ja kippus maha jääma, tegi Ülemiste keskuse kellassepp ta vaikseks ja toimivaks, nagu uus. Leenuvoodi pealistekk on siia tallu eelmiste omanike poolt jäetud. Seega jällegi vedas, et ilus asi juba olemas oli. Dekoratiivpadjad valisin toa värvide järgi Aatriumi e-poest. Ning kuigi võib tunduda, et ka see must on padjake, on see tegelikult meie kass Coca-Cola, kelle lemmikuks uinakukohaks leenuvoodi saanud on. Nii, mis veel? Laualambi leidsin, milline üllatus, samuti Facebooki turult ning mis puudutab seinalaudist, siis see on see, mis siin toas samaks jäi. Algul tundus, et värvime ta näiteks helesiniseks, sest ta oli selline hallikas rohekas. Aga kui tapeedi sõbrannaga seina saime, tekkis järsku selline vahva illusioon, et see laudis tundubki nüüd selle uue tapeedi kõrval helesinine. Yes! Ja siin me nüüd oleme. Kuigi akna ümbert on liistud puudu ja siia plaanitud roomakardinad on hetkel ootel, on tuba tegelikult ju pigem valmis. Ja mina olen väga rahul ja enda elu uhke. Vedame siin päris palju aega ja tunneme end siin tõesti hubaselt, mis ongi ju kõige olulisem. Seega aitäh teile, kes te sellele leenutoa teekonnale elevusega kaasa olete elanud ja loodan, et kui te siit inspiratsiooni ei saanud, saite vähemalt meelt lahutatud ja veidi silmailu. Järgmiste tubadeni. Tšau!